Tervitused! Siin pühapäevasel vabal maikuu eelviimasel päeval mõtlesin, et mis selle päevaga muud ikka hakata peale, kui jõeäärde ennast sättida ja loota siis tabada jõeforelli. Täna olen teises piirkonnas ja siin on samamoodi, et isegi haugi tõenäosus võib olla suurem. Veedan siis mõned tunnid jõe ääres kala püüdes ja vaatame, kas saame täna mõne võtu peale. Kell on muidugi üsna varajane veel ja päike on päris kõrgel. Kas siin kohe päeval mingisugust võttu saab? Rohkem panustaks õhtuse aja peale, aga kuna niisama ka tore jõe ääres veeta ja isiklikult mulle meeldivad kõige rohkem hommikud pool tundi enne päikesetõusu ja peale päikesetõusu. Siis olen ma kõige rohkem nagu kala aktiivsena näinud ja õhtul vahetult enne päikese loojangut ja kui päike juba loojub. Aga et selle päris õige ajani oodata, siis veedangi täna 6-tunnise püügipäeva. Loodame siis, et päris igavaks ei osutu. Vesi on siin vihmadest pisut kõrge ja veidi sogane ka. Kohe alguses jätsin punase rauntsi landi rondi taha, et oleks taht sellega püüda. Aga proovin edasi pöörlevaga. Järjekordne lant on jões rondi taga kinni ja ma otsisin ühe sükse oksa metsa alt, kus oleks nagu konks küljes. Kuna see tundus seal päris jäik olevat, siis äkki saan selle vees oleva rondi taha ja niimoodi taga jätta sealt. Okay.
lühikeseks jäi. Võiks veits veel pikem olla siin. Üks konks siin on, aga see on natuke liiga üleval. Vaatame edasi. Kõik jäävad lühikeseks. Võiks olla selline tugev ja pikk. Korralikult äkki kätte ei landi ikkagi. Äkki see töötab, mis me proovime. Vale ront. Siin all on. Näen oma esimest saaki raisk. 13 euri jääb alles praegu. Yes. Rohkem ma selle puu küljes lante ei näe. Vahest tõmbad jõest jälle mõne suure oksa välja ja nagu jõulupuu ära ehitud. Korjad karbitäie lante. Esimene tund on möödunud siis päris edukalt. Randi sain kätte. Tuju oleks palju kehvem olnud, kui see oleks sinna jäänud. Hakkame siis püügiga ja proovime tähelepanelikumad olla rontide ja muu suhtes. Jõelõik ei ole väga tuttav, olen paar korda siin vast käinud ja kohe ei tea neid rondi kinnijäämiskohti ära.
see oli auginolk. Selle ma nägin meest ära juba. Rohkem võttu ei tulnud siit, lasta alla. Abiks ikka juba täna. No ei ole võttu, ei tule kala, aga just sellised maha langenud puud, risu, varjualused kalale, kust kui vaikselt tiilid teed täpse viske, siis lootused on alati suured, et tead, et sellisest kohast võib võttu ka saada. Süüdistame siis lihtsalt kõrget ja sogast vett. Ja täiskuud ja kõike, mida veel. Mina olen kõik õieti teinud. Siin oli selline huvitav koht. Ma mõtlesin, et äkki saan võttu ülemineku koht sügavamast madalamaks ja jällegi maha langenud puid ja kaardus oksad vastu vett. Meelitasin, mis ma meelitasin, aga ei ainsamatki võttu ka siit. Jälle üks huvitav koht tuleb. Jõgi on mulle lõiguna juba võõras. See koht, kus ma kunagi olen käinud, sellest olen ammu möödas. Ülemineku koht jälle. Jõgi teeb väikse jonksu, risu. Viskamistingimused pole kõige paremad. Aga lähme proovime. Ruumi on vähe, üks oks ulatub ka täpselt visketrajektoori. Proovisin nüüd siin muid lante ja panin pöörleva, aga ei tule siit. Ei tule ka sellise kena koha pealt. Mitte midagi. Kui seda jõe ilmet siin vaadata, siis paistab sellise tüüpilise haugikana. Päris lai ja sügav juba tundub selline. Tee nii täpseid viskeid, kui tahad.
vastaskalda puude all, aga ikka täis vaikus. Vaatan, siit enam pikalt edasi ei lähe. Teen väikse võileiva vahepeal ka. Ja kui vaadata seda kellaaega, siis ma arvan, et ajaliselt üks kõige mõttetum aeg. Täpselt ei tea, kas ta siis on 5:30, jah. Kell 2 alustasin kuskilt püüki. 3,5 tundi juba loopinud. Vaatan tagasi teel veel mingisuguseid kohti. Ja ehk õhtu lähenedes näeb mõne kobedama võttu ikka ka ära. Kõht täis ja võtan nüüd suuna tagasi kohta, kus ma alustasin. Ja mõned potentsiaalsed kohad ma tean seal ülesvoolu, siis siit edasi ei lähe. Paistab järjest konnapoiss hüppab. Paistab selline sügav ja lai. Ei hakka siit edasi proovima enam. Leidsin ikka teed, kust tulla. Olengi alguspunktis tagasi, kus ma alustasin ja parasjagu püüki nüüd selja taga 2:07 kell, varsti siis 5 tundi ja õigeks võtuajaks ennast piisavalt ära väsitanud. Aga katsume siin õhtu eel veel mõned kohad vastu pidada. Läbi siukse võsa pidin ronima. See tundus siin kõige hõredam koht. Aga ma teadsin, et siin on üks hea koht, kus ma olen varem võtta saanud ja tahtsin tingimata siia pääseda. Vaatame, kas tasus ära.
punni palju tahad, aga võttu ei saa. Aga noh, ära tasus siia ikka tulla. Muidu ma seda vastust ei oleks saanud. Kas siit saab kala või ei? Pikk püügipäev hakkab selja taha jääma ja kõigest üks väikse haugi võtt on olnud täna järjekordselt üks videolohutuseks kõigile nullitajatele. Aga üks tore päev looduses veedetud ja kala jääb siis boonuseks. Ma ise juba loodan, et järgmisel korral saab huvitavam olema. Jääme ootama järgmist video.